Kümneid tuhandeid, on sadu tuhandeid ja nüüd mõni kuu hiljem on raske saada 500 vaatamist. YouTube'i eesmärk on ju hoida inimest võimalikult kaua enda platvormil. Mul on veits teooria, et YouTube'il sai raha otsa lihtsalt. Kui sa oled viimasel ajal märganud YouTube'is, et su lemmikkanalid ei tule enam feed'i, või kui sa oled sisulooja ja su videod saavad palju vähem vaatamisi kui enne, siis sa ei kujuta seda lihtsalt ette. YouTube on päriselt meile kõigile taas käru keeranud. Ma olen väga tugeva arvamusega, et kui sul on madalad vaatamised, siis sa pead lihtsalt sisu muutma. Seal kindlasti on mingi tõde sees, on ju. Aga see on lihtsalt täiega veider, et nii palju ja nii järsult langes. Kui mul on see moment, kus ma olen nagu, et kas see oli tõesti nii halb video, et keegi ei vaata, siis ma lähen vaatan igaks juhuks üle ja ma nagu ei, päris hea oli ikka, päris hea oli. YouTube on süüdi. Kutsusin enda kogemust jagama ka Steven Raidmetsa, Joosep teeb asju ja The Tomsikese. Steven alustas oma karjääriga tegelikult juba 2013, kuid suurema tähelepanu pälvis alles 2017. Tere, minu nimi on Steven Raidmets ja see on Eesti YouTuberite live show 2017. Ta pani paariks aastaks sisuloome pausile, kuid nüüd on ta tagasi. Joosep alustas YouTube'iga aastal 2011, kui nad panid semudega püsti ikoonilise mänguvälja kanali, kus sai alguse Eesti tuntuim Minecrafti sari, millel on tänaseks üle 600 000 vaatamise. Ei, mina on Joosep ja ma teen ikka veel asju. The Tomsikene on samuti YouTube'i veteran. Tema alustas oma eestikeelse kanaliga aastal 2018. Tema sisu seas on nii mänguvideod, vlogid kui ka lihtsalt meelelahutuslikku kraami. Asi on väga lihtne, ma paneksin rohelise kohe S-tiiri, sa saad nagu edasi minna. Kas sina oled märganud midagi enda vaatamiste juures? Ma märkasin seda, et ma ei ole vist 8 kuud ühtegi videot üles pannud ja kui ma panin, siis esimese nädalaga ma tegin rekordarv vaatamisi, mis oli väga üllatav minu jaoks, mida tavaliselt YouTube'is väga ei juhtu. Viimasel ajal umbes 6 aega on vaatamised päris palju langenud. Vanasti, kui ma sain kuskil 1000-2000 vaatamise vahel kindlasti kätte, siis nüüd on alla 1000, mis on minu jaoks nagu täiesti maha visatud aeg ja vaev tegelikult, et nagu teed video valmis ja tegelikult sellest keegi ei näegi seda. Mida sa oled märganud oma YouTube'i vaatamiste puhul nii-öelda? Nii mõndagi. Ma juba puhtalt enda näitel võin tuua, et kanalil, millel on siiani on seal videoid, mis on kümneid tuhandeid, on sadu tuhandeid ja nüüd mõni kuu hiljem on raske saada 500 vaatamist kätte. Nii et see on nagu täiesti öö ja päev. Kust ja millest see mõjutatud on? See on niisugune guessing game päeva lõpuks, nii et fun. Ma ei saa aru, mis toimub. Mu kanal läks 200 000 vaatamisest 60 000 ja siis 10 000 peale. Vaatamised kukkusid 200 000-lt 2000 peale. 100% midagi on YouTube'iga valesti. Mul on kõrini YouTube'i etteaimamatust algoritmist ja ma olen valmis töökohta vahetama. See on täitsa neil tavaliseks saanud, et nad salaja muudavad midagi algoritmis ja siis ütlevad, et ei, me ei tee midagi. Kõik YouTuberid saavad kohe arva, et midagi on nii viga. Ja see ei ole lihtsalt, sul on halb sisu. Ei, meie kanaliga toimub sama asi, nii et see halva sisu argument on välistatud. Võtsin ette paari suvalise sisulooja kanali statistika ja Social Blade'is joonistub välja sama muster. Vaatamised on langenud, nagu YouTube oleks kuskilt kraani kinni keeranud. Ma just vaatasin ka enne, kui ma siia tulin. Mõtlesin, võtan siis kõige kuulsamad YouTuberid lahti. Vaatasin Andrei Sevakinit. Tal on vaatamistega minust väga hästi, temal probleeme ei ole. Siis võtsin Chris Poisi lahti ja vaatasin, et tal on küll väga huvitav on see, et kui ta toob 10 000 vaatamisi sisse, siis viimasel videol oli alla 10 000. Ma olen vaadanud neid videoid, kus on inimesed ongi võtavad jube palju infot ja seda datat igalt poolt ja vaatavadki, kuidas on mingi top 500 kõige suurema kanali ja siis tuleb mingi septembri poole pealt ja siis on pea poole vähem vaatamisi, nii et ja need on top kanalid. Kui mult võetakse, sult võetakse, neilt võetakse, siis tunne kuhu need vaatamised omakorda siis kaduda saavad. YouTube on tegelikult kurikuulus selle poolest, et neile meeldib teha suuri muudatusi ja siis vaadata, kuidas maailm nende ümber põleb. Kõige tuntum näide sellest on Adpocalypse. 2017 aastal leidsid sponsorid enda reklaame YouTube'is ekstreemse sisu peal. Selle peale tõmbasid suured brändid reklaamirahad tagasi ja YouTube pidi kiiresti näitama, et platvorm on reklaamijatele turvaline. Kas sa 2017 Adpocalypse'i mäletad? Jaa, mäletan küll. Platvormil toimus draama ja mis see nende jaoks tähendas, oli see, et nad tõmbasid
ääde tagasi, ehk siis nad said natuke raha säästa sellega. Tol ajal see käis iseenesest, PewDiePie ja siis tuli Keemstar ja see oli tša-tša-tša ja meil on mingi paar miljonit üle äkitselt. Peks veel. Aga muudatus, mis oli mõeldud selleks, et reklaamid ei jookseks propaganda või vihasisu kõrval, mõjutas tervet platvormi. See oli mõeldud nende mingi isise video kõrval ja jookseks mingi Coca-Cola reklaam on, aga see mõjutas ju tervet platvormi ja mingi see H3 teenis 80% vähem ja siis pärast seda, kui nad enne teenisid. See siiamaani mõjutab. Ma vaatan siiamaani videoid, kus inimesed teevad nalja selle üle, kui ikka loilakas lehekülg nad on, mille nad on endale karjääriks valinud, aga see on see absurdne reaalsus, kus me elame, kus ei saa päris oma pilli järgi tantsida, aga ei öelda ette ka, mis muusika järgi tantsin, et sa lihtsalt vaikselt vaatad, et äkki kuidagi tuleb. Aga hetkel ei ole kahjuks ühte suurt muudatust, mille peale saaks näpuga näidata, et vot see tappis mu kanali ära. Pigem mitu väikest asja korraga ja siis on sisuloojatele jäetud kodutööks ise välja mõelda, milline neist just nende kanalit mõjutab. See paneb mind mõtlema, et äkki peaks fokusseerima teistele platvormidele rohkem, sellepärast, et kui YouTube ei tööta, siis ei ole mõtet ka mitte töötavat asja kasutada. Sisuloojad vingusid vaatamiste üle nii palju, et YouTube avaldas eraldi selgituse, et miks su kanali vaatamised võivad langeda. Nende sõnul võivad adblockerid ja muud sisu blokeerivad rakendused mõjutada seda, kas vaatamised registreeritakse korrektselt. Ehk kui su vaatajad on digitaalselt teadlikud inimesed, kes ei soovi näha iga 3 minuti tagant seda, et Magnumi jäätisel on uus maitse, siis nende vaatamised ei pruugi enam samamoodi kirja minna. Ma olen ka seda kuulnud. See kõlab nagu conspiracy teooria, aga botitud vaatamised on olnud teema, et inimesed ostavad vaatamist. Võib-olla neil ongi mingid kaitsemehhanismid, mis lihtsalt võtavad seda vaatamist hästi karmilt vastu. Et ma isegi usun seda teooriat natukene. Samas postituses tõid nad välja hooajalised vaatamisharjumused. Nende sõnul näevad nad iga aasta muudatusi vaadatavuses, eriti augustis, kui suvi lõpeb ja inimeste rutiin muutub. Ja viimaseks, inimesed vaatavad lihtsalt teisi kanaleid. Aitäh info eest! Okei, jah, need võivad olla päris põhjused, aga tegelikult on asi palju lihtsam. YouTube üritab olla TikTok. Mul veits vandenõuteooria on. Nii. Mul on veits teooria, et YouTube'il sai raha otsa lihtsalt. Siin eelmise aastaga pumbati kõiki miljardeid sinna AI ülesehitamisele. Nüüd äkitselt siis maagiliselt pidi midagi siis algoritmiga tegema, et jumala eest, et meil need taskud nagu täiesti tühjaks ei jookse. Ma hakkan just shorte hästi suuresti promoma, sest ma tean, et ma nende pealt ei pea creatoritele niikuinii väga palju maksma. Kunagi tundus Shorts YouTube'is nagu mingi veider unustatud sahtel, kuhu sa sattusid kogemata. Aga nüüd tundub, et YouTube tahab Shortsist teha YouTube'i põhilise formaadi. Redditis on kasutajad korduvalt kurtnud, et YouTube'i otsingu tulemused on täis shortse või et nad peavad enne päris videoteni jõudmist mitme shortsist edasi kerima. Teed YouTube'i lahti, sul ei teki enam nagu, see on see kanalid, mida ma vaatan, sul on mingi latakas shorti tekib kohe ette, sa ei tea mitte midagi, kirjutad ükskõik mida sinna searchi ja selle asemel, et midagi sisukat tuleks ette, toob jälle lataki short. Proovisin siis ka midagi suvalist otsida ja 6 esimesest videost olid 5 shortsid. Proovisin uuesti ja tulemustest näeme 2 täispikka videot ja 11 shortsi soovitust. Ja 3. korda lihtsalt matemaatika, 1 päris video, 10 shortsi. Minu meelest nüüd hiljuti ta muutiski seda, et kui sa lähed homepage'ile YouTube'is, mida ta sulle kõige esimesena näitab, siis vanasti oli need pisipildid nagu väikesed siukesed, sul mahtus ekraanile kuskil, ma ei tea, 30 thumbnaili, ehk siis 30 videot, mida sa said kohe silmaga haarata, mis sind huvitab ja klikid sinna peale. Nüüd on nagu hästi suured need, ehk siis mingi 3 pikka videot ja siis ülejäänud ta promab sulle shorte. See võtab nii palju seda ekraani ära, mis tähendab, et igal siis inimesel, kes postitab, on väiksem ala, kuhu jõuda, et vaataja üldse klikiks sinna. Kui tõsiselt hoolid, siis annad endast parima, et su kallitel oleks alati turvaline ja ohutu. Aga kuidas on lood internetiga? Kaitse end ja oma peret küberohtude eest Telia turvavõrguga.
või aga sul on see shortsiga käib tegelikult väga hästi kokku see teooria. Meil on juba TikTok, meil on Instagram. Kas meil on tõesti vaja veel ühte platvormi, mis siis põhimõtteliselt sama asjaga tegeleb? YouTube'i CEO teatas suure rõõmuga, et shortsid toovad sisse 200 miljardit vaatamist päevas. Lisaks muutis YouTube 2025 aastal ka seda, kuidas shortside vaatamisi loetakse. Vaatamine läheb kirja iga kord, kui shorts hakkab mängima, isegi kui sa sellest lihtsalt mööda kerid. Samal ajal päris video puhul peab vaatama pealkirja, thumbnaili, videole peale vajutama ja umbes 30 sekundit päriselt ära vaatama, et vaatamine kirja saada. Ma ei tea, see on YouTube'i viimane push tundub küll, et shortsidele, aga ma ei tea, minu meelest nagu ei ole neil marketit, selle nagu, kui ma switchiks praegu oma content'i nendeks shortsideks, et ma ei usu, et mul väga palju paremini läheb, kui mul seni on läinud. Veel siuke väike, aga oluline löök sisuloojatel oli see, et trending leht kaotati YouTube'ist ära. See oli koht, mis näitas, mis on laiemalt populaarne, mitte ainult seda, mida YouTube arvab, et just sina tahad vaadata. Nad tegid selle muudatuse, sest trende on liiga palju ja raske on populaarsete videote vahel valida. Aga sisulooja jaoks tähendas see seda, et sind on nüüd veel raskem avastada. Et inimene sind näeks, ei piisa enam sellest, et su video on lihtsalt populaarne või ajakohane. Nüüd sa pead mahtuma just selle inimese feedi ja huvidesse. Vanasti mulle tundus, et YouTube soovitas täiesti võõraid kanaleid mulle nagu. Nad kaotasid trending page ära. Ei ole trending page või? See on väga huvitav, sest meil on vist nüüd siuke asi nagu hyped, et vaataja saab nii-öelda hypeida sinu videot, aga see ei ole ka nagu see, mis olla võiks. Ega mul väga ei tule enam feedile nagu YouTube'i soovitusi, häid soovitusi. Nagu mul ei tule häid soovitusi ausalt öeldes. Kui me vanasti tegime mängu välja, siis me olime pidevalt seal, aga nüüd siukest kohta isegi ei ole, kust mugavalt leida näiteks Eesti contenti. Ja see seletab ka seda. Mu ema hakkas mulle mingi pool aastat tagasi rääkima, et ta ei ole enam nii ammu mu videosid vaadanud ega näinud. Ja ma mõtlesin muidugi, aitäh, emme, väga toetav. Ja nüüd tagantjärgi mõeldes on see kõik loogiline. YouTube lihtsalt vaatas mu ema feedi ja otsustas, et tema ei ole enam meie sihtgrupp. Isegi subscriptionid on põhimõtteliselt ära peidetud. Subscription ei ole enam asi, mida ta promob sulle. Just praegu nägin esimest korda, et ta pani nädal aega tagasi video, mida ma oleks tahtnud terve nädal ära vaadata, aga miks see minuni alles nüüd jõudis, ma ei tea. Mul on reaalselt pooled kanalid, on midagi uploadinud selle ajaga, aga kas see minuni jõudis? Ei. Nii kaua, kuni ma YouTube'is on olnud, iga mõne aasta tagant on jälle see asi, et YouTube drastiliselt muudab midagi, kui me vaatame 2016 ennem seda isegi 2012 või mis iganes. Hästi palju oli igasuguseid gaming videosid, let's playsid, igasuguseid siukseid vlooge, värke, särke, tänapäeval väga palju seda ei näe enam, vaid ongi hästi produusitud siukesed suured Mr. Beasti videod. Mulle tegelikult see muutus väga ei meeldi, et ma ei taha mingit 50. Mr. Beasti klooni näha, nii et võiks ikka nagu rohkem erinevat sisu alla ja siuksed audentsemat kraami ka. No ma kardan, et nii kaua, kuni tõeliselt keegi nagu alternatiivne platvorm nii-öelda külje alla ei tule, siis ma arvan, meie huvid ei saa ole kunagi nende jaoks 100% nii-öelda prioriteet. See tuleb lihtsalt loota tõesti, et äkki tõesti kunagi YouTube'iga see on, ma ei taha... annab kompiitida ikka. Ma ei taha teada, palju raha peab sul olema, et ehitada üles serverid, kuhu ära mahutada kõik see sisu, mis praegu YouTube'il on. Ma arvan, see on see näide või see on see, miks ei ole seda competitionit YouTube'il tekkinud, sest see oli juba puhtalt see videote mahutamise, see serveri maht, see on... Mul on umbes 50 €, me võime rahad kokku panna. No ma arvan, ma leian ka 50 €. Ja siis alustame GoFundMe. Ma alustame vaikselt kuskilt ja siis ma arvan, YouTube juba väriseb, nad juba värisevad. Ja tegelikult siin on paar asja, mida vaataja saab ise ka teha. See subscribe nupp ei ole seal ainult dekoratsiooniks, aga lisaks sellele on seal ka kellukese nupp. Kui sa paned oma lemmikkanalile bell notificationi peale, siis sa saad alati teavituse, kui uus video üles läheb. Siis me ei pea lootma ainult sellele, kas algoritm otsustab meile sel päeval armu anda või ei. Kommentaar, et ma ei saa midagi YouTube'i video ka paneda.
see võib-olla 10-kordistus ja ma iga kord olin nagu, tegelikult eile nagu panin, aga no jah, siis oli kõik. ma tean, et see on kõige tüütum Youtuberi lause siin maailmas, et vajutage seda subscribe ja kellukese nuppu. Kahjuks aastal 2026 ei ole see enam lihtsalt cringe, vaid pigem ellujäämisstrateegia. Ma just juba läksin sirguma. Läks küll. küll.